Tervitused! Silustatame aega Kigu TV-ga. Siinpool Martin ja Ingmar. Täna saates. Väikesesse majja on kogunenud kõige suuremad luulesõbrad. 5. klassid said endale isikliku õhtu ja samuti autoasustatakse parimaid jalgpallimängijaid. Teisipäeval 12. oktoobril toimus Väikeste majas luulekonkurss Lapsed loevad luuletusi. Hommikupool olid osalejateks 1.–3. klassid. Kokku on kogunenud pisemad luuletajad. Tasavägise eitluse käigus selgusid parimad. Esimestest klassidest osutus parimaks Raiko Varbhein, teisest klassist Kirke Laura Allik ja 3. klasside edukaimaks kujunes Taisi Rohumets. Raiko, sügis Seeneriiki sügis saabus, äsja tema lennuk vaadus, pisut mühklikul ja haljal, murumetta lennuväljal. Tuleb saadik vastu võtta, sügisele vastu tõttas. Seeneriigi riigipead, kes on võiga praetud head. Tervitab teid kaunis neid, ütles kivikuraavi. Rõõm, et külastate meid, olgu teie igavik. Vihmal on ilus hääl. Vihma sajab ja sajab õhtust hommikuni. Mõttega vihma mõtted oli, vihma on. Ja jutis ema loeb, on üks vihma muinasjutt. Ja kurvast neelest tuleb ei tea, kas vihm või jutt. Aga meie vihma ei karda. Meie majal on kartuspäev, mis isa ise pani. Aga vihmal on ilus hääl. Nüüd alles kuuled ja mõistad ja tajud. Mõtled, kui palju, kui vaikusse mahub. Viienda ja 6. tunni all lasti esinema ka 4.–7. klasside õpilased, kellest parimaid näeme nüüd. 4. klassis võidutses Richard Erik Tõnisson, 5. Heidi Raudsepp, 6. Kevin Müürsepp. Kõige vanematest osavõtjatest oli parim Kristin Laanberg. Jagati ka mitmeid eriauhindu. Voostrid, Ellen Niit. Voostrid voodis ringutavad, ent poolpüsti pingutavad ja tahavad süüa ja juua. Noh, ema, sa võid ju tuua. Noh, isa, eksistee talle ja too talle ja anna talle ja kanna talle. Noh, sähk sulle. Mis sa lapsega teed? Tahad sa pojake kohvi? Tahad sa tütreke teed? Näe, siin on me pudrumäed ja siin on meie piimajõed. Või tahad pepsit või jäätist? No on need voostrid ka pepsid. Tahtiski, no näed siis. Voostrid kotil lõsutavad, iseennast kosutavad limonaadiga, kaljavaadiga, heliplaadiga, kõnetraadiga. Ööpäevad läbi ja tööpäevad läbi. Oi vaesel emal on häbi, oi vaesel isal on häbi, et nii kaugele kännust on kukkunud käbi. Tuleb kutsuda kordnik, see mundrimees, kes postil peab vahti. Las tuleb ja lükkab voostrit koti pealt lahti. Isal emal enesel pole töö juures mahti. Kordnik tuleb ja pistabki tuppa pea ning lausub. Minge töötama, olge head ja voostrid kõik vastu. Me kohe, me varsti, me homme.
lööb lahkutis kulpi, sest nii on kordniku komme. Sellega ei olnud veel päev läbi. Õhtul seadsid ennast aulasse sisse kõik 5. klasside õpilased. Õhtu eesmärgiks oli läbi mängude 11 tundma õppida. Liina Sarvik tuli ära. Vaadake, kui hästi õpetajad oskavad teid loomi jätta. Tuli! Väga hästi. Tuleb vist rekord siin. Väga lähedal, aga... Pakuga! Veel vastu on õige, aga see on... Tubli! Ja viimane väga lihtne. Ja viimane. Oli küll jääga. Tubli! Applaus! Väga õhtus ja Tore, et pole unustatud ka sporti, kuna oktoobris toimusid Tartu koolide meistrivõistlused jalgpallis, kus Kivilinn esines vägagi edukalt. Teiste kuni 3. klasside vahelisel võistlusel poiste arvestuses tuldi 3. kohale. Ülejäänud 4. vanusegrupis saavutati igal pool esikoht. Võidu tõid koju ka 7. kuni 12. klasside tüdrukud. Ilmselgelt on koolil nüüd ka palju probleeme, kuna kõik need võidud tõid kaasa medalite ja karikate uputuse. Cause this is Africa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalegua, this time for Africa. Tänaseks olemegi oma saatega ühele poole jõudnud. Vaatajatel sobib äikest ja päikest Niki Ingmar. Nägemist! Nägemist!